Hei aiasõbrad! Sügisel sai lubatud, et kevadel vaatame üle, kuidas meie viinapudel läinud on. Paraku mu põhitöö võttis kevadise aja ära, aga sellegipoolest ei ole hullu, ega siis olukord ei ole muutunud. Pikaldane sügis, pikaldane kevad ja väga kiirelt alganud kuum suvi on ka siin kasvuhoones viinapuudele mõjunud. Ei midagi katastroofilist, aga saamegi koos vaadata, kuidas neil läinud on. Hästi kergelt paar soovitust ka suviseks selliseks hoolduseks. Aga lähme asja juurde. Siin on siis tegemist Kuzminski siiniga. Nagu ma ütlesin, siis muidu see aasta ongi siuke kummaline aasta just Kuzminski siini jaoks, kuna temal see aasta on tarju vähem. Pildi järgi võib-olla olukord ei olegi nii hull, küll aga kuna ma olen harjunud selle pildiga, mis siin iga aasta on olnud, siis ta on erinev. Tarju on vähe, ühel oksaosal ei olnud üldse tarju, ehk siis näiteks kui te vaatate seda siinseid otse kaamera ees olevaid oksi, põhitüvesid, siis siin on kaks põhitüve, mõlema pealt uued kasvud olid ilma tarjadeta või kujunesid ilma tarjadeta. Need ma murran alati välja, ehk siis ma ei lase selliseid tühjasid oksi nagu kasvada, et siin on ta avanud uutest pungadest juba uued oksad, sest see on viinapuule omane, et kui sa võtad nii-öelda välja, siis ta uinuvast pungast rajab uue, aga tegelikult ta koormab mõnes mõttes taime ja reeglina ma ikkagi murran nad välja. Mind väga sellised väiksed võib-olla isegi ei häiri, küll aga kui ta massi toodab, siis ma sellised nii-öelda tühjad oksad, nagu siingi näha, ta on tühi oks. Vaatamata sellele, et on suvi, ta ei ole siia nagu hakanud rajama või kasvatama tarjealgeid, siis ma lihtsalt murran nad välja ja ei jäta seda siia, seda oks. Iseenesest, kui taimel on ka sellist rohemassi vaja fotosünteesi jaoks, ehk siis täielikult seda teist ringi ma päris välja ei murra, küll aga vähendan selliseid pungaklastreid, mis on siin, ehk siis kus ta on hästi palju ühest samast kandist avanud uusi asendusoksi või uusi oksi. Ma siit murran ikkagi julgelt näiteks välja mõned ja jätan siis paar tükki alles. Aga nagu näha, siis jah, see kant jäi üsna hõredaks tarjadest, küll aga on ülemistel kandeokstel ja siis teine pool ka. Tarjad on veel iseenesest üsnagi hõredad, sest Kuzminski siini üldiselt meil on ikkagi olnud tugevamalt või suuremate tarjadena siin on näha. Ta ei ole nii suur, kui muidu on olnud. Ei saa öelda, et me ei saa marja, saame küll. Aga sellel aastal seda siinist siiski tuleb vähem. Selles vastu jälle Somerset sellel aastal tegi päris korralikult tarjasid. Tema esialgu nagu tundub, et tarjad on täitsa sellised tema enda sugused. Ma küll püüdsin siin ka normeerida neid, aga nii tunde järgi, aga mulle tundub, et on täiesti sellised piisava suurusega. Ei saa öelda, et temale siis selline kevad oleks nagu kuidagi kehvasti mõjunud. Mida ma küll teen, on see, et tarjade kujunemise ajal, jah, ma ikkagi kastan ka kasvuhoones neid natukene peale, ehk ma umbes nädalas, võib-olla 1,5 tagant kastan siis kasvuhoone voolikuga need nii-öelda viinapuude alused märjaks. Meil on ta küll kaetud sellise talvekattega, mille sisse nad noorest peast olid nagu pandud. Siin all on niisugune talvekate, on niisugune turbopõhine segune asi, mis hoiab nagu ka niiskust.
küll aga meie kasvuhoone on rajatud siis sügava vundamendiga, all on killupadi veel lisaks, ehk siis tema juurekava ilmselt küll ulatub päris sügavale, kuid ma ise arvan, et võib selline vee kättesaamine olla problemaatiline siis, ehk siis ma ikkagi ei julge neid nii kuuma suve algusega siin, kus siin on 30-35 kraadi õues, ei julge mina jätta neid ilma veeta. Aga jah, Somerset Seedlessil läheb hästi ja selles suhtes peab rahule jääma. Nüüd minnes tagasi meie uute või natukenegi nooremate viinapuudeni, siis siin on nüüd teine aasta ja Arcadia. Eelnevatest videolugudest vast sellist Arcadia saagat olete saanud jälgida. See on nüüd õige Arcadia, mis alles ütleme siis kujuneb ka kandeokste või tähendab põhitüvede mõistes. Siis eelmine aasta jätsime siia 2 põhitüve, mis on siis alumisele liinile seotud ja siin on ka ilusti näha, et nad talvitusid üsna okeilt. Nemad olid siis siin täpselt siinsamas all sellesama talvekatte sisse kaetud ja nad on siia ka rajanud enam-vähem korralikult kandeoksad. Küll siis otsa poole on need kandeoksad lühemad, mis näitab, et toitained siia jõuavad, aga ei ole nii tugevalt siis. Küll aga kui vaadata siin nüüd neid nii-öelda põhitüve alguses olevaid kandeoksi, siis siin on näha, nad on väga-väga jämedad. Nad on kui te võrdlete minu sellise näpuga, siis siin on näha. Ehk siis ilmselt ma kasvatan neid oksi ka sügisel nii edasi, et nad asendavad olemasolevaid põhitüvesid. Ma need lõikan nii-öelda välja sügisel, hilissügisel, talve alguses. Pigem siis nii-öelda novembrikuus. Ja kuskil siis näiteks siit maalt lõikan välja ja murran siis või painutan selle järgmine aasta siis uueks põhitüveks. Tarjad on päris korralikud. Kuna Arcadia on minu jaoks uus, öeldakse küll, et võiks jätta 1 tarja, siis nii-öelda kodusel kasvataja mõistes võime katsetada ka 2 tarja jätmist. Mõnel üksikul oksel on siin 2 tarja jäetud, aga 1 tari tal on väga suur, see on 1 tari. See kogu see punt siin ei ole mitut tarja koos. Näete, siit tuleb ta kaarega ja siin on 1 tari ja tõesti, tal on väga suured, vaatame, kuidas ta suudab seda valmis teha või valmis saada. Iseenesest ma olen rahul selle põhitüve suurusega. Nii-öelda ütleme siis teise aasta mõistes on see täitsa piisav. Siin kõrval siis sellel aastal väga korraliku tarja kogusega ja suurustega, marja suurus ka juba täitsa korralik, on Svensson Red. Mõnes osas viljumine, ma ei oska öelda, miks ta kannatab, ehk siis äkki ei tolmendanud iseennast piisavalt või ma ei käinud koksimas neid. Kuigi nii Arcadia kui ka Somerset tahab natukene selliste liinide koksimist, ehk siis viljastumise ajal seda tolmeldamist nii-öelda, kuna kasvuhoones tuult eriti ei ole, siis viljastumine on ka selliste suure tarjaga viinamarjade või tarjade viljastamise mõistes hästi oluline, et koksite seda. Põhimõtteliselt tulen lihtsalt, koksin vasta liini niimoodi ja siis see tolm kukub õigesse kohta, ütleme nii. Kui eemalt nüüd, ma natuke taandun kaameraga, eemalt vaadata, siis Svensson on hästi suurte, üsnagi jämedate kandeokstega ja kannab päris korralikult. Svensson ise on siis, Svensson Red on selliste pikkade tarjadega. Jälle panen siin käe alla, et seda võrrelda. Kui nii võtta, siis ta on selline topelt käe laius kindlasti ja tal on marjad üsna suured tarjas lõplikult, kui nad küpsed on, ja tema maitse on selline üsnagi,
kuidas ma ütlen, mulle meeldib, ehk siis ta on natukene nagu tuletab Somerseti meelde, aga tal on palju tugevam või intensiivsem maitse. Ja ta on selline, mari ise on ka suurem, kuid tal on kivid, mitte nüüd palju, aga siiski on tal kivid. Vot sellises olukorras on nemad siis, ehk siis kui siin vaadata seda viljumist või seda, et nad on hõredad, siis siin on ka näha kõrval oleval kobar, tarjal. Et keskmised otsad on ka tühjad aeg-ajalt, ehk siis osa ta viskas maha. Selle põhjus võib olla täpselt seesama väga kuum suve algus, mis siis ka mõjutab seda viljumist. Lubasin siis mõned hooldusvõtted või hooldusnipid üle käia. Ehk siis suvine selline kärpimine minu jaoks tähendab mida? Tähendab seda, et kui me siin vaatame viinapuud, siis päris palju on küsitud siin vastavates Facebooki gruppides või ka otse meilt, et kuidas me nüüd tarja juurest siis lehti välja murrame või kas üldse murrame, siis meie tõesti siin enda kasvuhoones seda teeme. Murrame nad välja kõik tarjade vastas olevad lehed, ehk siis kui on kandeoks siin, siis kui lehed on siin, nendest pungadest tavaliselt veel välja tulevad, siis vastaspoolelt ehk siis siit näiteks konkreetselt või siis siit murrame me välja ja edasi jätame alles täpselt pärast tarja, ehk siis esimene leht pärast seda jääb meil alles. Ja enamasti kõikidel siis viinapuudel me seda ka teeme tarja kujunemise ajal. Minu loogika ütleb seda, et kõik toitained, mis tulevad maast, tulevad mööda tüvi, tuleb tarjani ja siis tarja on esimene, alles siis läheb lehte. Ja vastupidi siis, ülevalpool leht toodab siis fotosünteesiga teisi toitaineid ja need liiguvad siis mööda kandeoksa alla tarjani jälle ja alles siis tüvime. Et selline vastupidine suund liikumisel. Kõik, mis puudutab siis okste lühendamist, siis meie iseenesest hoiame endal taset, ei loe lehti, nagu siin on käinud läbi, ma ei tea, 5 või 10 lehte, siis mina seda ei loe. Küll aga jätan siia üles otsa siis vastavalt sellele kasvuhoone lae kõrgusele ja sellele viimasele nii-öelda latile ja sealt maalt siis lõikame tagasi ja hakkame hoidma seda. Püüan siin kaameraga võimalik kaugele tulla, aga siis on seda kõrgust ka näha. Et selle liinide vahe on 30 centimeetrit, nende kahe nii-öelda traatide vahe. Ja meil on siin, maast oli ta 40 centimeetrit, ehk siin on circa selline 1,5 meetrit siis ta kõrge, pluss natukene võib-olla. Üleval pärast lõikamist tekivad kindlasti siis külgvõsud. Külgvõsusid me, nagu näiteks siin on näha, ma võtan kohe käärika kätte, siin on näha, siin on tekkinud külgvõsusid uinuvast pungast. Pärast seda, kui latva oleme maha võtnud, hakkavad need ülemised külgvõsud kasvama. Me oleme lühendanud seda külgvõsu juba ühe korra siit pärast esimest lehte, kus ta siis rajab uue kasvu. Ja selle ma võtan jälle tavaliselt kas esimese või teise lehe pealt maha, hetkel ei ole võtnud näiteks, kuid neid on küll vaja, neid külgvõsusid jätta. Esiteks kui teda nullini maha võtta, siis ta püüab uuesti uinuvast pungast rajada oksa. Teistpidi on see, et need uuemad, nooremad lehed toodavad siis fotosünteesina palju paremini ja vanad lehed pigem, kas nad kolletuvad või nad kaotavad siis oma produktiivsus, ehk taim püüab siis külgvõsuga kompenseerida oma tootlikkust. Ja ega siin muud sellist trikki ei ole, et kui ma siin vaatame teiselt poolt, siis ta on mõnes kohas vajab jälle mul sellist uut ülekäimist, et kui siin Kusminski siinil täpselt sama. Oleme siit kunagi juba oksa lühendanud ja edasi peaks võtma siin 1-2 lehte, ära lühendama ja selliselt ta jääb. Kui on see, samas jälle kui see oks siin järjest, kus teeb pungasid, läheb liiga laeni,
siis tegelikult on siin mul alati võimalik vaadata, et siin teine nii-öelda alumisel pungal on ka niisugune kasv olemas, lühendan ära selle ja tegelikkuses teen lihtsalt tagasilõike siia punga peale, ehk näiteks niimoodi, hoides siis selle kõrgust mõistlikuna. Ja nagu näha, siis tegelikult siin seda lehemassi on piisavalt. Noh, mõnes, ütleme siis, professionaalsemas kasvatuses tegelikult ka ei jäeta neid kandeokse alati nii palju, vaid normeeritakse suurema marja saamiseks veel rohkem. Meie oleme ikkagi jätnud ja me tunde järgi vaadanud, mitu oksa siit kohast tuleb ja jätnud sellise 10-15 senti tagant ikkagi mitu kandeoksa. Aga seejuures siin puhul tuleb arvestada seda, et meil on ühe liini peal siin Kusminskil 2 põhitüvi. Ehk siis kui on 2 põhitüvi, siin kohas on 2 põhitüvi, noh, loomulikult siin on rohkem oksi, tundub, et siin on rohkem oksi, kandeoksi, sellepärast, et nii siit pungadest tuleb välja, kui ka selle oksa pungast tuleb välja siin. Ehk siis nii ongi. Et sellepärast on ka ta tihedam siin. Aga siiamaani tõi, haigused ei ole läbi meie siis kogemuste siin, palju meil on, 5 või 6 aastat. Ei ole meid kimbutanud ja oleme hästi hakkama saanud. Õhk liigub, kasvuhoonet hoiame ikkagi selliste kuumadega täiesti lahti ja ütlen ausalt, et tegelikult tuleks tagada suuremat õhu liikumist, aga siiamaani oleme hakkama saanud. Vot selline videolugu sellel korral. Teeme siis ilmselt juba marjade valmimise ajal vahe update'i ja näeme jälle.